Minu nimi on Timo Tatar, ma olen Kliimaministeeriumi energeetika maavarade asekantsler. Ja täna ma usun, et me keskendume ennekõik siis oma taastuvenergia üleminekuplaani ühele elemendile, mis on siis eesmärgi saavutamine, et me peaksime aastal 2030 tootma taastuvatest elektriallikatest sama palju elektrit, kui on Eesti aastane elektritarbimine 30. aastal, mis prognoositavalt on siis kuskil 10 teravatt-tundi ja meeldetuletuseks praegu sellel aastal, möödunud aastal meie elektritarbimine on jäänud sinna 8,2 juurde. Ja kas ta nüüd täpselt 10 või on 9,5 või 10,5, seda tegelikult on täna keeruline ennustada, see suurusjärk on seal, ütleme, et ta on 10 ja see arvestab siis siin näiteks seda, et meil on Eestis näiteks 100 000 elektriautot ja soojamajanduse elektrifitseerimise potentsiaal on ära kasutatud, et siis ta oleks selline 10. Et selline teoreetiline arvutus, et lihtsalt siin erinevaid sektoreid ringi tõstes, et juhul, kui me nüüd mängime sellise mõttemängu, et me homme kogu oma transpordisektoris kasutatavad fossiilsed kütused asendame elektrimootoritega, elektriautodega, rongid, autod, bussid, rekkad, siis meie elektritarbimine ja soojamajandusesteks samamoodi, et kogu fossiilse osa, maa, gaasi, vedelkütused, kütteõlid asendaksime soojuspumpadega, siis teoreetiliselt Eesti elektritarbimine kasvaks tänaselt 11,8 teravatt-tunnile. Et see on lihtsalt selline teoreetiline arvutus, mis näitab seda, kui palju efektiivsemad on soojuspumbad ja elektrimootorid, ja annab ka natuke seda raamistikku ette. Ja me ei ole Eestis kindlasti alustanud täna siis takistuste eemaldamisega, mis on seotud taastuvenergiale üleminekuga. Kui te vaatate neid erinevaid tegevusi ja kuupäevasid, siis te näete, et siin viimasel paaril aastal on päris palju otsuseid tehtud, mis kõik aitavad kaasa selleks, et me saaksime taastuvelektri projektid kännu tagant liikuma, on need siis radarite otsused või siis tuulikutasu kehtestamine, mis kohalikele omavalitsustele selle vajaliku motivatsiooni loob ja neid tegevusi on siin päris palju, aga nende see järeldus on see, et me oleme päris palju toimetanud selleks, et projektid saaksid Eestis sündida. Ja see kaart näitab, et need projektid on Eestis käivitunud, et kõik need täpid on erinevates kohalikes omavalitsustes toimuvad või praegu käimas olevad siis üld- või eriplaneeringud ja siis need maakondade juurde kirjutatud megavatid on siis Keskkonnaagentuuri kaardistus, kui palju on siis maaomanikega erinevaid kokkuleppeid sõlmitud maa kasutamise osas. Ja see kindlasti ei peegelda kogu pilti, see näitab lihtsalt pigem seda, et päris palju on maismaal projekte siis erinevas arendusfaasis. Täna on Eestis tuuleparke circa kuskil 400 megavatti, kõik maismaal ja siin mõned näited, et kui palju on teistes meiega sarnastes riikides maismaal tuuleparke, et kindlasti see jutt, et meil Eestis kuidagi nüüd maismaa on nüüd täis ja siia ei ole võimalik tuuleparke enam rajada, ei vasta tõele, vaatame siin kas või Hollandi või Belgia numbreid. Tõsi küll, kõik riigid on erinevad, otseselt võrdlusi ei ole mõtet teha, aga mingisuguse arusaamise ta annab. Ja siin on nüüd üks teine kaardistus jällegi Keskkonnaagentuuri poolt tehtud nende samade kohalike omavalitsuste planeeringute pinnalt, et kui palju siis Keskkonnaagentuuri hinnangul võiks lähiaastatel projekte jõuda sellesse faasi, kus on võimalik teha juba investeerimisotsuseid. Et lihtsalt jälle natuke selle konteksti loomiseks. Ja see on nüüd meie enda kaardistus. Me terve suve tegelikult kohtusime pea kõigi Eesti tuuleparkide arendajatega ja palusime neil endal siis anda, natukene kergitada saladuskattet, et kui palju neil erinevaid projekte on erinevates faasides. Ja loomulikult nende numbrite puhul, see on arendajate pilt, nad on kindlasti optimistlikud, nad peavadki olema optimistlikud, eks ole, neid projekte on päris palju erinevates maakondades, mõnes kohas rohkem, mõnes kohas vähem. Aga järeldus on see, et Eestis on tänaseks tekkinud päris aukartust äratav tuuleparkide arenduste projektide portfell ja neid arendajaid on umbes 10,
kui mitte rohkem, kellel selline arendusprojektide portfell on, ja lisaks siis ka mereparkide arendajad, kus on siis 3 kaugemale jõudnud projekti, 2 tükki Liivi lahes, üks Saaremaal. Ja ma arvan, et see järeldus, kus me täna hetkel oma projektide arendamisega oleme, on see, et kui meil varem oli selline projektide puudus, mis tulenes sellest, et meil olid takistused, mis nagu tegelikult nagu ei lubanud projekti isegi algatada, siis me tänaseks oleme jõudnud kohta, kus meil on päris palju arendusprojekte ja väljakutse pigem on see, et kuidas võimalikult paljud neist projektid siis jõuaksid ehitusloa väljastamise staadiumisse. Et kui me võrdleme seda sellise maratoniga, siis me paar aastat tagasi oli see koht, kus sai selle stardipaugu antud. Nüüd on selline võib-olla pool rada läbitud, finišis on veel vähesed projektid, aga me näeme, et aasta-pooleteistkümne pärast peaksid esimesed kiiremad jooksjad jõudma sinna, kus on võimalik hakata juba siis ehituslubasid väljastama. Mis tähendab, et ka meie enda siis selline fookus on natukene muutunud, kui me varasemalt tegelesime tõesti siis nende eelduste loomisega, et arendusi saaks üldse algatada, on see siis kohalike elanike või omavalitsuste vastuseis, eks ole, või see motivatsiooniskeemi puudumine või siis radaripiirangud, siis tänaseks me oleme pigem jõudnud olukorda, kus me igati aitame kaasa nende probleemide lahendamisele, millega arendajad täna siis silmitsi seisavad. On see siis võrguga liitumise küsimused, kus kevadel üks eelnõu lahendas osa probleeme, kuskil 1000 megavatti võrguga liitumisi on täna maismaal siis taaskasutusse läinud. Või siis taastuvenergia kiirendamise küsimus, et üks eelnõu on Riigikogus, komisjoni esimees palus mitte sellele üleliia palju keskenduda, aga ma nii palju ütlen, et see eelnõu aitab meil mereparkide menetlusi kiirendada kuskil 2 aastat ja maismaaparkidel kuskil pool aastat. Kohe on Riigikokku jõudmas ülekaaluka avaliku huvi eelnõu, millega me võtame üle ühte Euroopa Nõukogu määrust ja mis jällegi aitab kiirendada siis menetlusprotsesse ja loob tegelikult sellise hea aluse ka kompromisside sõlmimiseks, et juhul kui on keskkonnamõju, siis kuidas seda keskkonnamõju oleks võimalik paremini kompenseerida. Ja mida me oleme juba tegelikult töösse rakendanud, on siis REPoweri tegevuste pakett, kus me oleme saanud vahendeid selleks, et kohalikke omavalitsusi aidata kõigi nende samade planeeringute läbiviimisel. Mäletate seda täpilist slaidi, kus tõesti on väga palju planeeringuid. Tihtilugu nende planeeringutega täna tegelevad omavalitsused, kus ei ole kogu vajalikku personali või kompetentsi. Et see sama REPoweri vahendid ongi suunatud selleks, et omavalitsused saaksid endale siis kas palgata inimesed nende planeeringutega tegelema või siis osta see teenus väljastpoolt sisse. Ja see meede on üsna hästi käima läinud, seal on tänaseks kuskil 15 juba kasutajat ja me loodame, et see omavalitsust ja see arv suureneb. Ja teine pool, mis me REPoweri vahenditest teeme, on aitame Keskkonnaametil hakkama saada kogu selle arendajate päringute laviiniga, et Keskkonnaamet siis oleks samamoodi ülesannete kõrgusel aitamaks, leidmaks mõistlikke lahendusi nendel tuuleparkide arendustel edasi liikumisel. Sellest ma arvan, et härra Vakra saab hiljem natuke täpsemalt rääkida. Ja kolmas selline märkimisväärne REPoweri tegevus või eesmärk on see, et kui seni neid tuuleparke ennekõike planeeritakse eramaadele, siis me nende vahenditega oleme ka Keskkonnaagentuurile andnud ülesande vaadata riigimaid ja riigimaadelt leida siis maismaaparkideks sobivaid alasid umbes 1000 megavatti täiendava siis võimsuse rajamiseks. Et selles osas on samuti praegu uuringud käimas ja siin selle järgmise aasta mais-juunis peaks olema siis Keskkonnaagentuuril siis laual alade nimekiri koos tehtud uuringutega, kuhu oleks võimalik siis rajada umbes 1000 megavatti täiendavaid võimsusi. Kas need lähevad siis need alad pakkumisele, see on siis tolle hetke järgmise aasta alguse või maikuu-juunikuu otsus. Ja lisaks on meil ka üks ettepanek, mis on hetkel veel väljatöötamise faasis,
mis siis on võrguga liitumise korralduse ümbervaatamine, et kui seni on võrguga liitumine tootja vaates olnud selline kulupõhine, et seal on nii otsesed kulud kui kaudsed kulud liitumishinna sees, siis meie ettepanek on, ütleme, Soome analoogia põhjal, ma olen siin Fingridist natukene eeskuju võtnud, tekitada ikkagi selline kindel hinnakiri liitumisele, mis on seotud siis liitumise otsaste kuludega ja kaudsed kulud siis pigem makstakse siis tariifi kaudu üldiselt. Et kokkuvõttes ta on nagu mõnede kuluridade ümbertõstmine tariifil, et ega tegelikult igal viisil või teisel nagu nii, et kõik tootmisega seotud kulud väljenduvad elektri lõpphinnas, aga ta võimaldab võrguga liitumisi kiiremini teha, ta võimaldab võrguga liitumisi teha planeerituma hinnaga või prognoositavama hinnaga ja tegelikult ka teatud tegevusi Eleringil varem teha, nii et see on praegu väljatöötamise järgus. Ja miks see oluline on, miks me nii palju sellest maismaaparkidest räägime, et see kõik lõpuks peegeldub selles nii-öelda hinnas, mida me ühiskonnana peame siis nende eesmärkide saavutamise eest maksma. Et siin on üks näitlik tabel selles osas, kui palju siis erinevate lahenduste puhul, kui me seda nii-öelda 120% eesmärki, mida me oleme ministeeriumina diskussiooniks välja pakkunud, soovime saavutada, et juhul kui me saavutaks seda ainult maismaaparkidega, siis meie taastuvenergia tasu oleks seal pigem tänase lähedal või veidi kallim. Kui me maismaal ei õnnestu nii palju siis parke rajada ja me sellest nii-öelda eesmärgist ei loobu, siis ta ilmselgelt tähendab tänasest palju kõrgemaid taastuvenergia tasusid ja see tegelikult mõjutab ka seda, kui palju me siin tulevikus elektrit tarbime, kui atraktiivsed me oleme tegelikult tulevikus ka siis Eestit kui sihtriiki vaatavatele siis uutele tööstustele. Aitäh!